Südamlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinult ja täna me räägime vastuvõtmisest ja vastuvõtlikkusest. Mõni aeg tagasi internetiavarustest jõudis mulle nii-öelda üks sõnum või selles mõttes üks selline tore lause ette. Ja see lause oli selline, et kui sinu sisemuses on pinge, siis tundub isegi neutraalne lause ründav. Ja see on täpselt õige, ma olen sellest rääkinud väga ammu juba, et, et näiteks sõnumite kirjutamine on tihtipeale selline nii-öelda suhtlusviis, kus mõistetakse inimest valesti, sest see on selline kanal suhtlemiseks, kus vastuvõtja määrab ära selle, mida teine kirjutas. Sest kui sa ütled, näiteks kasvõi telefonis räägid, siis inimene muidu alateadlikult oskab sagedusi lugeda, iga inimene oskab, aga me ei tee seda teadlikult, ehk siis me oleme ebateadlikud selles seisundis ja kui me räägime siis kellegiga, siis või loeme mingit sõnumit, siis me võtame sealt vastu selle lause sellisel kujul, mis on meie sees olev seisund. Ehk siis, kui me oleme kogu aeg, kui me oleme haavatavad ja meil tundub, et maailm on meie vastu, siis me tunnemegi, et mis iganes lause öeldakse, siis keegi ründab meid. Samas, kui me selle sama lause kuuleme telefonis, siis meie kõrvad on võimelised seda sagedust, millega see öeldakse, tajuma paremini ja meile see võib-olla selle inimese hääletoon on tegelikult öeldud väga neutraalselt või isegi väga positiivselt ja armastavalt. Ja siis me nii-öelda meie see seisund, mis oli sees, selline tunne, et kõik ründavad ja kõik on meie vastu, siis see saab laheneda ja kui eriti veel parem on see, kui inimene seisab meil vastas ja ütleb seda oma kehakeelega, oma häälega, oma silmadega, siis sellisel viisil on kõige vähem võimalust nii-öelda reageerida, aga ma ei ütle, et seda reaktsiooni siis teise poolt ei tule, ehk siis inimene kuuleb alati öeldut sellisena või sellena, mis on tema sees. Ehk siis kui vastuvõtja sees just, et kui mina ütlen midagi ja teine kuuleb seda, mis on tema sees ja kuuldakse alati ja reageeritakse alati sellele, mis on teise inimese sees veel tervendamata. Et mina võin olla ükskõik kui viisakas ja neutraalne oma ütlemistes, aga kui teise inimese sees on sügavad hingehaavad või traumad minevikust või kuskilt lapsepõlvest, siis inimene hakkab reageerima vastavalt nendele haavadele ja sinna ei ole midagi teha. Ainus asi, mis saab teha, on näha seda, mõista ja jääda ise rahulikuks ja mitte laskuda sellisesse võitlusesse või draamasse sellega seoses. Nii et mida iganes keegi vastu võtab, ta võtab vastu sellena, mis on tema sees. Ilusat päeva.